Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnus saadik kiigub kaste hein. Ütle, kust määrada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Ütle, kust määrada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Jaani õhtul süüdatakse tuled, tantsuplatsil tallatakse hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab muserdatud hein. Aastas kord see õhtu ette tuleb, iga kord saab muserdatud hein. Jaani õel on sõnajalad õites, metsal kus kõrge hein. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt niitmata jääb hein. Lapsed, sinna minna võite niikuinii, sealt niitmata jääb hein. Jaanipäeval rinnuni on rohi, sügis jõuab, jääb vaid kulu hein. Ütle, kust küll rada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Ütle, kust küll rada teha tohin, igal pool on noori õitsev hein. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio Keskpäevatund Tallinna otsestuudios, kuigi mitte päikeselise vaatega Tallinnale, on Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi. Esines Tartu rajooni vokaalinstrumentaalansambel Fix lauluga Jaanipäev, kirjutatud poeet Ando Runneli sõnadele, ja sellega tervitame kõiki neid, kes juba praegu palavikuliselt mõtlevad, kas osta jaanipäevale pikki vorste, lühikesi vorste, jämedaid vorste või peenikesi vorste, kaelakarbonaadi või seljatükki või hoopis kana šašlõkki. Aga valik on teie ja niikaua, kuni teie mõtlete, räägime meie teile mitmesugustest asjadest, mis on nädala jooksul sündinud, ja me alustame sellest, mis toimub Tallinna linnavalitsuses, kus käib mingisugune kummaline puntrotants juba mõnda aega. Nimelt vaieldakse lasteaia kohatasu ümber. Lasteaia kohatasu kaotamine tundub olevat täiesti mõistlik idee, selles mõttes, et inimestel jääb rohkem raha kätte, võib-olla siis on võimalus seda paremini kasutada, aga millegipärast kord lepitakse kokku, siis jälle loobutakse sellest kokkuleppest ja praegu on olukord siis nii, et Reformierakond on justkui väidetavalt see, kes ei ole nõus kohatasu kaotamisega, teised või kes soovib kohatasu täielikku kaotamist, aga teised erakonnad arvavad, et võiks vähendada seda lihtsalt 35 euro peale. Ja ütleme nii, et kaugelt vaadates on see asi täiesti segane ja arusaamatu, mis pärast need poliitikud, kes Tallinna linnavalitsuses istuvad, sellega üldse niimoodi tegelevad. No see on linnavalitsusest ammu läinud üle piiride, üle linnapiiride ja tervesse riiki, aga Reformierakond tõepoolest ei jäta ja veel reede õhtul tegi Tallinna piirkonna juht ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere siis reformierakondlane avalduse ja ütles, et koostöö Tallinnas on ikkagi järjest keerulisem sotsidega ja kokkulepet lasteaiakoha saavutamiseks ei ole endiselt olemas ja Pere värtis ka, et partneritel puudub tegelik huvi lasteaia kohatasu kaotada, mida keegi küll ei ole öelnud, räägitud on pigem nagu rahast, aga tegelikult see on enne valimisi muudetud selliseks
üleriigiliseks poliitiliseks teemaks, sotsid, eks ole, ju teatasid parlamendi tasemel, et tegelikult tuleks lasteaia kohatasu kaotada üle kogu Eesti ja seda niimoodi ka seadustada, nii et see on Tallinnas tegelikult ammu välja läinud, mis on nagu natuke keerulisem, on see, et huvitav, mina ei olegi päris täpselt aru saanud, milliseid poliitilisi võite loodab Reformierakond saavutada kriminaalselt karistatud Keskerakonnaga koostööd tehes? No tundub küll, et see lasteaia kohatasu teema antud kontekstis on lihtsalt sellise võib-olla sümboolse väärtusega. Tundub, et koalitsioon on katki ja läheb mingisuguse teise koalitsiooni tegemiseks, mis iseenesest muidugi on huvitav, et sellisest tasuta asjadest räägib Reformierakond. Mul ei ole mitte midagi tasuta lasteaia kohtade vastu, aga üldiselt vanasti vähemalt, kui räägiti millestki, mis on tasuta, siis räägiti alati ka katteallikatest, tuletati meelde, et ei riik mitte mingisugusel viisil ei saa kellelegi anda midagi sellist, mida ta ei ole kelleltki nii-öelda varem ära võtnud. Et see on kuidagi kenasti kaotsi läinud, räägitakse väga ilusast asjast ehk tasuta lasteaia kohast ja see kõik tegelikult kipub võib-olla olema ainult niisugune kena pakkepaber sellele, et koalitsioon on tegelikult lõhki ja varsti me näeme hoopis teistsugust koalitsiooni. Kuule, Reformierakond räägib ka, Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak on ju korduvalt öelnud, parlamendi liige, Reformierakonna fraktsiooni esimees on korduvalt öelnud, et maksumuudatustega jääb inimestele rohkem palgapäeval raha kätte. Palgapäeval küll, jah. Ei, mingisugust koalitsiooni lõhkumist hakka toimuma, ainult täielikud idioodid hakkavad lõhkuma sellist koalitsiooni Tallinnas, kui meil on jäänud loetud kuud, siis kohalike omavalitsuste valimisteni, mis toimuvad 19. oktoobril. Kui lõhkuda praegu koalitsioon ära ja saabumus on teatavasti suvi, siis ei õnnestu mingisugust uut koalitsiooni luua, on täielik segadus. Selle tulemus on see, et valijad heituvad, nad ei saa üldse aru, kes mille eest seisab, aega ei ole mingisugust teavitust teha, tuletame meelde, et 10. oktoobrist hakkab pealegi kehtima see kurikuulus poliitreklaami seadus, nüüd tänasel päevani on minu meelest nagu ebaselge, et kas see hakkab nüüd kohe kehtima või mitte, aga igal juhul igasugune poliitteavitus on suure küsimärgi all ja keegi ei jõua kellelegi enam mingisugused oma seisukohti selgeks teha. Nii et ma julgen küll ennustada, keegi kellegi alt tooli ära tõmbama ei hakka, ollakse lõpuni koos, loodetakse parimat, üritatakse samal ajal enda brändi tõsta, teiste brändi mustata, aga nii, et asi katki läheks, nagu Eestis armastatakse öelda, ära kõiguta paati, alati kui keegi tahab mingisuguse uue asjaga välja tulla, siis ütlevad talle vanad olijad, ära paati kõiguta, muidu see läheb ümber. No jah, aga nii Tallinnas, eelkõige Tallinnas, aga ka kogu riigis, eks ole, Keskerakonna toetus kõikide viimaste küsitluste järgi on kasvamas ja Keskerakonna toetus siis mitte eestlaste, ütleme siis peamiselt venelaste seas on 74%, mis on võrreldav ajaga, kui seda parteid juhtis Edgar Savisaar. Sinna on tagasi jõudnud, nii et tegelikult Keskerakonnal Tallinnas on ikkagi märkimisväärselt võimalik edu saavutada. Minule jääb nüüd natuke arusaamatuks, kuidas Reformierakonna valija ikkagi suhtub kogu aeg sellesse, et võib-olla ja ehk kui siis Keskerakonnaga koos. No Reformierakonna valija, ma arvan, on sellega juba päris harjunud tegelikult. Muidugi mina vist oleks nõus isegi ühe limonaadi peale kihla vedama, et see koalitsioon laguneb ära, kuigi mulle tegelikult Priidi argumendid tunduvad ka päris loogilised. Aga kui ma nende inimeste kehakeelt ja leksikat vaatan, siis seal tundub ikkagi olevat situatsioon, kus ollakse omavahel korralikult tülis. Ja, Reformierakond üritab siis, ma ei tea, kas ta üritab või ei ürita, aga otsib endale selliseid uusi tähelepanuväärseid liikmeid, sellest on näha seda, et soovitakse oma mainet tõsta või mainet elavdada, nii et kellest siis meil sel viimasel nädalal on räägitud, et uued tähelepanuväärsed Reformierakonna liikmed on, vabandust, et ma naeran, aga Igor Gräzin. Kas mõni erakond temast puutumata on jäänud? Ütleme nii, et see meenutab mulle ühte vana anekdooti, mis algas sõnadega, et nüüd te hakkate muidugi naerma ja see ongi nii, nüüd te hakkate muidugi naerma, aga uus Reformierakonna liige on Igor Gräzin, kes on olnud nii siin, seal kui ka Keskerakonnas igal pool. Ja kus ta ka olnud ei ole, aga alati leiab
ta oma südames jälle, et ta peab ühinema sellega, kes tahab laineharjale tõusta. Noh, ja nüüd ütleme nii, et ega siis Igor Gräzin kindlasti on inimene, kes paistab avalikkuses silma ja kes on suure elukogemusega, nii et võib sellised elukutselised parteihüppajad vaatavadki seda kohta, kus mugavam on. Aga on ju teisi inimesi ka, et räägitakse, küll esialgu räägitakse, siis on Urmas Sõõrumäe nime toodud välja, et tänase päevani on nagu suhteliselt ebaselge või ütleme nii, et on suhteliselt selge see, et Peeter Pärter Pere on selline inimene, keda võib-olla parema meelega Reformierakond ei tahaks esitada Tallinna linnapea kandidaadina, sellepärast et juhtimiselt rabe, vastuoksuslike seisukohtadega ja mida linn vajab, on kindlasti tasakaal. Selline tugev mingisugune visioon, mis lihtsalt ei muutu. Urmas Sõõrumäe ise on öelnud nii, et päeval mõtlen, tsiteerides enam-vähem oma sõnadega, et päeval mõtlen, et tahaks käed külge lüüa, aga öösel mõtlen, aga milleks? Jah, tundub, et tegelikult ikkagi selline profiili tõstmise projekt on käima lükatud täiesti arusaadavalt enne kohalike valimisi ja mulle tundub, et see profiili tõstmise projekt veidikene võib-olla on sinna suunas, mis on olnud ka Reformierakonna poliitika siis valitsuse tasandil, ehk siis veidikene üritatakse seda majandusest aru saava ja majanduses orienteeruva erakonna imidžit nagu tagasi tekitada, et kui me ikkagi räägime näiteks Urmas Sõõrumaast, siis me kõik teame, et tegemist on suur ärimehega, kes on elus üht-teist saavutanud ja kellel võiks olla mingisugune arusaam sellest, kuidas majandus toimib. Ta võiks nagu sellise sümbolina toimida, täpselt samamoodi nagu teatud mõttes ja kindlasti mitte halvas mõttes toimib sümbolina ka see nõukoda, kus siis lõpuks ometigi küsiti valitsuse tasandil ka äriinimestelt, et mis nad sellest suhteliselt nigelast olukorrast arvavad. Nii et profiili tõstmise projektina arusaadav täiesti. Üks nimi oli veel, see on küll riiklikul tasemel, see on minister Kuldar Leis, kes on nüüd asus tööle mitte erakonnastunud ministrina on nüüd liitunud Reformierakonnaga. Et Kuldar Leis samamoodi siis on ju tuntud. Ma tahtsin küsida, et ettevõtja ja ärimees. Et kes on ettevõtja ja kes on ärimees? Et mina enda jaoks seletan seda nii, nad ei ole minu meelest päris sünonüümid, et ettevõtja on see, kes tegeleb ühe või mingi teatud grupi või hulga selliste nagu aladega, võtab seal ette, saavutab tulemusi ja nii-öelda ärimees on see, kes põhimõtteliselt vaatab, et mis vähegi nagu tõotab mingisugust kasu tuua, et sellega ta tegeleb, siis maha tegeleb millegi muuga. Ehk sa väidad praegu seda, et ettevõtja on selline pigem vaoshoitud, pigem väiksemale, kuid kindlale kasumile orienteeritud tegelane ja ärimees on inimene, kes võtab riske. Võib ka nii öelda, jah. No tegelikult mõlemad võtavad riske, aga minu probleem on võib-olla see, et ma kipun olema sellises ingliskeelses inforuumis hästi palju ja tegelikult seda ka juba omal ajal antud teemad õppides, siis siin tuleb küll välja, et on entrepreneur ja businessman. Just. Ehk siis see ettevõtja on rohkem natukene selline käetavotised tegelased, kellel on riskid suhteliselt kõrged ja kes alles justkui nagu midagi alustab. Aga businessman on see, kes on juba kuhugi jõudnud ja võib kanda 3-osalist ülikonda, suitsetada sigarit ja otsustada suuri asju. Aha, no selge. Selle asjaga on nüüd klaar, aga nende kohalike valimiste kontekstis on üks oluline asi ka veel, et nendel kohalikel valimistel pidi ju esimest korda Eestis saama mobiiliga hääletada. Ja mõni nädal tagasi otsustati siis, et mobiilihääletust ei tule. Mobiilihääletus on üks osa üldisest Eesti e-valimiste süsteemist, et mobiiliga hääletada ei saa ja ei saa sellel lihtsal põhjusel, nii nagu öeldi, et kui äpid, kus kohast saab valida või siis hääletada, kui need äpid tulevad Google Play või App Store või Apple'i App Store'i poest, et siis kasutaja ei saa kontrollida, et kas see on ikka see sama äpp, mida ta võiks saada näiteks siis Vabariigi valimiskomisjoni lehekülje pealt. Ja sellepärast lükati see kõik edasi. Nii et mobiilinäppida me nendel kohalikele valimistel ei saa, aga üldine ja kui vaadata nüüd üldist olukorda
e-valimiste osas, et Eestis on e-valimised ju üsna traditsioonilised, tavaliselt nad toovad endaga kaasa ka sellise pika arutelu, et kelle kasuks see nüüd kõik läks ja kas kuskil mustas kastis keegi tõstis mingisuguseid faile ühest kohast või teisest kohast ümber, et nüüd on siis Eestil on tehtud siis ka OSCE poolt siis e-valimiste analüüs. Jah, kui rääkida elektroonilist valimistest, siis see, et mobiiliga veel valida ei saa, kõik riskid peavad olema sellistel puhkudel 100% maandatud ja kui mingi kahtlus on, siis tõepoolest pigem mitte. Aga e-valimised on ju Eestis olnud ligi 20 aastat. Ja see, mida nüüd Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni inimõiguste büroo oma raportis märkis, oli peamine see, et ikkagi nad ei öelnud, et e-valimised on lõpuni kuidagi kahtlased või valed, aga nad viitasid sellele, et esiteks e-hääletades saab oma arvamust korduvalt muuta. Saab. Nad viitasid sellele, et e-hääletamisel ei ole päris selge, kas inimene, kes kasutab oma identimisvahendeid, on see sama inimene, kes hääle annab. Ja e-hääletamise puhul viitasid nad ka sellele, et häält saab kontrollida valimisperioodi ajal, aga mitte hiljem. Tegelikult ei olnud need pigem mitte etteheiteid, vaid pigem sellised kahtlused. Aga mina olen uhke sellele, et Eestis on e-valimised. Ma ei usu, et oleks olnud tõsiseid rikkumisi või võltsinguid ja kui vaadata, siis ikkagi viimastel valimistel nendest, kes osalesid üle poolte, kasutasid e-valimise varianti. Tõepoolest, Eesti on selles mõttes hästi edumeelne ja ma pean tunnistama, et mulle ka kohutavalt meeldib, et ma saan selle asja kiirelt kodus ära lahendada ja kindlasti mulle meeldiks ka seda teha mobiiliteel, aga siin on selline, minu meelest probleem on selles, et ükskõik kui turvaline see olema saab ja ükskõik kui palju seda kinnitatakse ja ükskõik kui tähtsad tegelased, kus kohast kohal käivad ja seletavad, et see kõik on viisakas, korralik ja turvaline, on ikkagi teatud hulk inimesi, kes seda mitte kunagi uskuma ei hakka. Ja nüüd jällegi kõik sõltub sellest, et kui suur hulk see inimesi on, sellepärast et ma olen aru saanud, et see kogus nii-öelda ka kõigub ja kui see kogus inimesi on liiga suur, siis ilmselt tuleb tõepoolest võib-olla ühel hetkel kasutada mingisuguseid meetodeid, et nad oleks rahulikumad ja võib-olla minna ajas tagasi. Aga see kehtib sellisel juhul, kui see skeptiliste inimeste hulk läheb liiga suureks. Ma küll ei kujuta ette ajas tagasi minekut ausalt. Aga siin on üks teine asi, et sa nagu räägid nii, nagu me oleksime mingisuguses akvaariumis, et meil on olemas ühed inimesed ja teised inimesed ja siis nagu ühtedel on ühed arvamused ja teistel teised arvamused ja nii ongi. Me teame ju kõik väga hästi, et arvamused on muudetavad. Et selleks see, kuidas ühiskonnas üht ja teist või kolmandat rühma mõjutada, kuidas need panna asju tegema, palun väga, kõige lihtsam näide on Brexit võib-olla ühesõnaga. Väga põhjalik elektrooniline kampaania, see toob tulemusi, see võib ka riigi välja Euroopa Liidust. Ehk see oli lihtsalt näide, aga ma tahan öelda seda, et nende inimeste hulk, kes on e-hääletuse poolt või vastu või antud juhul, kes nagu ei soosi e-hääletust, nende inimeste hulk on manipulatiivsete tehnikatega muudetav. Neid saab muuta ja see kõik on täiesti legaalne, see on täiesti legaalne. Ehk teiste sõnadega, see väide, mis sa ütlesid, et tuleks midagi teha, et inimeste hulk oli selline, et selle väite esimene täiendus on see, vaatame, mida teevad need, kellele ei meeldi mingisugustel põhjustel e-valimine, millised kampaaniad nad teevad, kuidas nad avalikkuses mõjutavad inimesi, et nendes umbusku e-valimiste vastu suurenda ja mida teeb siis see pool, ehk antud juhul siis Eesti Vabariik, kes on e-valimise seadustanud, kes soovib, et seda inimesed rohkem kasutaksid ja kuidas tema seda propageerib. Ja see on selliste nagu vaadete võitlus, et siin ei saa, meil ei ole kõrgemat jõuda, kes ütleb, et e-valimised on kas A halb või B hea, et me kuskilt taevast see teade meile ei kuku ja me peame ise selle asjaga hakkama saama ja siin me peame arvestama, et inimeste seisukohad ja vaated on muudetavad. Nojah, me ikkagi e-valimiste puhul eeldame seda, et keegi kusagil
kes on selleks volitatud ja saab selle eest palka, vastutab selle turvalisuse eest, aga hääletamise vastu on ju 2 erakonda ja olnud pikalt, EKRE ja Keskerakond. Nemad on olnud selle vastu, nad on protesteerinud ka selle vastu, et Tallinn otsustas näiteks neid valimisjaoskondi, kus saab paberil hääletada, mõnevõrra vähendada eelseisvatel valimistel. Mina ei arva ka üldse halvasti sellest, et põlvkondade vahetus ilmselt toob siia muudatusi, ehk siis need inimesed, kes on põhimõtteliselt e-valimiste vastu ja põhimõtteliselt paberil hääletamise poolt, ma arvan, et neid jääb vananevas riigis üha vähemaks. Tõenäoliselt see niimoodi on. Aga Tallinna uudistest veel nii palju, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tegi ühe huvitava liigutuse ja ta otsustas peatada tegevused, millega plaaniti toetada Tallinna linnaliinide pikendamist, lähivaldadesse ning uute elektribusside ja akutrollide soetamist. Ja see on üks väga kummaline ja veider aktsioon, mis on nüüd omakorda käivitunud ja see on seotud siis sellega, et Tallinna Transpordiamet keelas alates 1. augustist maakonna bussidel Balti jaama liikuvuskeskuse kasutamise. Balti jaama liikuvuskeskus on siis, kuhu tulevad kokku siis linnaliini transport, tulevad kokku maaliinide transport, tulevad kokku siis ka rongid. Ja nii on see 50 aastat olnud. Nii on see 50 aastat olnud ja kellel on lapsed, kes käivad kooli ekskursioonil või mis iganes, teavad, et käivad bussiga, tulevad Balti jaama juurde, sealt saab nagu lapsed kätte, seal on ka maaliinide bussid seisavad. Ja iseenesest sellised keset linna paiknevad suured bussiparklad, mingisugune probleem ta on, et üks on seal siis Rotermanni kvartalis veel vist, eks ole, aga eks need kaovad sealt ära, kuna see maa on nii kallis, et seda lihtsalt parklal hoida ei ole võimalik, aga linn ei jõua seda kinni maksta. Ja võib aru saada ka, et soovitakse maale arendada, aga nüüd selline nagu see riigitasandi ministri otsus, mis mulle meenutas siis vastusena siis linna otsusele, meenutas mulle täiesti nagu Donald Trumpi tegutsemist. See oli nagu maha kirjutatud, playbook on täpselt seesama. Ahaa, sa ei tee seda, mida ma tahan. Ma võtan sult raha ära. ja sa oled hädas. Ja siis ootame, millal sa tuled ukse taga kaapima ja ütleme, et ma teeme ikka veel 5 aastat, et ma olen kõige sellega nõus. Et see on üks väga naljakas asi. Jah, ja kas see mitte ei olnud niimoodi, et see tuli väga paljudele osapooltele kuidagi erakordselt suure üllatusena, et seda niimoodi tehti? Just, aga loodame, et siiski sellised trampilikud, ma võtan raha ära, küll sa tuled mu ukse taha kaapima, et selline poliittehnika ei juurdu Eesti poliitikas. Ja siinkohal väike paus.